Jüripäev Eesti traditsioonides on selline päev, kui kolitakse uude kohta, palgatakse suvaseid tüdrukuid vastavalt sellele, kuidas on ilmad, on ka karjalaskepäev, üliolulised põllundusega seotud rituaalid peavad saama tehtud ja lisaks uude kohta kolimisele on tähtis ka puhtus, puhastus, puhastamine. Teeme täna kodu puhtaks, teeme puhtaks arvuti, teeme puhtaks telefoni, kõigest sellest, mida me ei vaja, mis painab, vaadake kas või rämpsposti postkasti, kui ilus see on, kui seal ei ole rämpsposti. Hääl on õpetaja Preilil täna lähtuvalt ilmade jüritamisest vahemikus 2–28 kraadi pluss kevadiselt väsinud organismides ringi kanduvad loomakesed nimetusega viirus. Hääl on täpselt selline, nagu ta on. Saame hakkama. Ma sain hakkama õppematerjaliga, mille pikkus sobib põhimõtteliselt abiturientidele ettevalmistuseks riigieksamiks. Ja ühtlasi on ta hästi mitmekesine jüridega tutvumine. Väga paljud meie jürid, üllatus, üllatus, on seotud mitte ainult Raplaga, Kehtnaga. Rummu Jüri oli Kehtna mõisa laps. Materjalist esimese osa, ikka see kirjavahemärkide ja kokkulahku teema, selle me teeme teiega täna koos. Sealt edasi tuleb ülesanne võtta aastaarve ja nimesid trotsides lihtsalt ja loogiliselt kokku, mis toimus jüriöö ülestõusu ajal, mida nüüd tõrvikutega joostes tähistatakse. Materjal pärineb Vikipeediast, väga pikk ei ole. Oleme Siiris Isaskiga teinud Paide Vallimäel selle teemalise lavastuse. Minu tekst, Rein Oja, Ivo Eensalu, Ain Lutsepp ja väga paljud teised lavastasid, mängisid. Siiri muusika oli hea. Järgmine ülesanne ei ole keeruline, aga ta on mahukas, suunatud funktsionaalse lugemise harjutamisele. Ja see on keskkonnast folkloore, aga ka maausuliste leheküljelt ja Berta keskkonnast jüripäevaga seotud traditsioonid, kaasa arvatud tekst selle kohta, kes oli Püha Jüri, Saint Gregorius või Georgius. 6. ülesanne on luuletustega seotud, sellepärast et Jüri Üdi, Juhan Viidingu pseudonüüm oli see, kirjutas Mati Undi laste lavastusele luuletuse, mille ma tegin teile tahvlis lahti. Arbujana, romantilise protestandina ei kirjutanud ta just Jüri Üdi perioodil kirjavahemärke. Ja kui sina tahad olla protestant või nii nagu praegu ka räpparid kirjutavad oma tekste, siis sina ei pane ka siia mitte midagi. Kui sina tahad kätt harjutada ja ma südames soovitan, siis sa toimetad selle teksti lähtuvalt õige kirja reeglitest. Saab päris kirju
ja naljakas ka. Aga luuletus on tore. Ta mängib eesti keelega. Huntvaa Kriimsilm, hallivati mees. Ikka nii on öeldud valmis laulusalmis. Hunt, kes praegu siin on teie ees, nüüd ja igavesti mängudeks on valmis. Hundiraudu kauem kanda me ei taha ega pähe saada hundinuiadega. Mina hundirattaid visata võin maha ja võin kukeboksi teha sigadega. Kallid põõrsakesed, võtke mindki mängu, seda iialgi te siis ei kahetse. Halvad hundid jää tõepoolest metsa mingu. Mina jäägu, sest et ma ei sigatse. Oh, ma solvasin nüüd täitsa kogemata oma sõbrakesi, äravõitu, sigu, kuid ma ütlen kõige paremalgi hundil vahel ette tuleb lohakuse vigu. Järgmine luuletus, mida on võimalik meil parandada vastavalt õigekeelsusreeglitele, on Jüri Jüdi, Juhan Viidingu Vana mehe laul. See on muusikalist Burattino, kirjutamegi 2 T-ga, tegemist Itaalia looga. Pinocchio, Burattino ja Papa Carlo laul Olav Ehala viisile on üks kaunimaid laule Eestis üldse. Sõidame siis tekstiga Jüride jada. Suur algustäht on meil Jüri Elvest. Oleme sama aasta noored. Jüri süda ütles, teeme aitab aastal 2006 New Yorgis. Rahu sulle, Jüri. Püha Jüri ja ulmekuru. Ulmekuru me kirjutame kokku, sest see on kuru liik ja see sõna kasutusse tuli seoses Eesti ulmeruja fantastika absoluutsele tippvaldajale ja haldajale Jüri Kallasele. Tema on ulmekuru, üks sõna. Jüripäev kokku on siinkandis üks sõna, sest kui on lahus siin kandis, ei kandnud ta siin midagi, siinkandis. Olnud suure lahtihüppe, hüppeliik, kujundlik, üks sõna, lahtihüppe aeg, koolon, selgitame teises lause pooles, mida esimene lause pool ütles. Sel ajal kolitakse uude tallu, mis võib olla, jääb lahku, sest see ei ole võib-olla tähenduses maybe, see on tähenduses võib olla, let it be. Mõistagi ka korter, mõttekriips, lahkutakse teise riiki, mõttekriips, või minnakse talvekurnatuse, et kurnatud ei oleks talv, vaid oleks tegemist talvekurnatusega. Siis kirjutame kokku, minnakse üldse ära. Suure tähega saate ise aru, vikerkaar sinna taha. Eluväsimusse. Eluväsimus, üks sõna, poolitusmärk rea lõpus. Kustujad on ka eelmistel hulludel aegadel just kevadtalvel, see on üks sõna, ta on osa oktoobrist ehk siis kevadtalv on reeglina meil selline veebruarist aprillini, kuidas just ilma antakse, puhkama läinud, et tulla tagasi siis, kui on paremad ajad, ent Maarjamaa üks sõna pole nõrkadele,
siin on ajad alati hullud. Endale külge korjatu kokku, lahti ühendamise, võib-olla nii kokku või lahku kirjutatud, on ta sul siis lahti ühendamine või lahti ühendamine. Mõlemad variandid on head. Lahti ühendamise ajal, kui kõik riisuvad ning jüriöö tuled, 3 sõna koos, jüriöö väikese tähega kokku ja jüriöö tuled, tulede liik, tõrvikud enamasti. Jüriöö tuled tõusevad taevasse, on paslik ükses meenutada ereda leegiga põlenud või endurodena vastupidavaid jürisid. Vastupidavat kindlalt lahkuda ei ole omadus sõna vastupidav, vaid ta on vastupidav endurona. Jürisid meie kultuuripildil üks sõna. 1967. järgarv aastal sündinud Jüri Jaanivend Elvest. Seepärast sedasi väljendutud, et Jaan Elvest on olnud üliäge maletaja. Osa ringkondi teab teda rohkem. Jüri Jaanivend Elvest osutus malbe ja ujeda isiksusena salamisi eriti kiire sisepõlemise, üks sõna, põlemise liik, nii autol kui inimesel, sisepõlemise turbovariandiks, üks sõna. Me õpetame siin koolis mehaanikuid, asjad on põimunud, sisepõlemise turbovariant. 2006. aastal New Yorgis infarkti saanud geenius von Elvest. Seepärast niiviisi nimetasin, et ta on paaril korral kasutanud seda kirjaniku nime. Nii et von Fockiga seotud ei ole, von Elvest oli enne. Pealkirjastas üks sõna, poolitusmärk, rea lõpus. Pealkirjastas oma teosed otse kui üks sõna, oraakel, kes teadis, et palverännakul üks sõna, elumaski, üks sõna, maskiliik, muidu on elul mask, aga hing, kes kannab elumaski, eeldab seda, et elumask on kokku kirjutatud. Palverännakul elumaski kanda enne taevatrepile üks sõna, astumist kaua ei tule, mõttekriips. Päkapikk üks sõna kirjutas hobusest ei kuskilt ning Kristianiast niiviisi üks sõna, et pälvis 2 korda Tuglase nimelise, sidekriips on seal vahel, Tuglase nimeline antakse välja praegugi ja ka 2 korda Eesti Kultuurkapitali üks sõna, aastapreemia, et aasta ei saaks preemiat, vaid tubli kirjanik saaks. Siis on aastapreemia üks sõna. Valmis, mõttekriips, oligi selleks korraks kõik tehtud. Jüri Jüdi kodaniku nimega üks sõna, Juhan Viiding, niiviisi kus on Juhan Viiding, kohe pusin pisut, leian kindlasti, siin te näete, millised Jürid ma teile valmis olen pannud. Näitame teile Juhan Viidingu eriliselt kaunist nägu ka.
ehk siis Juhan Viiding. Jüri Üdi, seesugune aristokraatlik, kaunis mees, lahkus siit ilmast Raplas. Ärgu meiega nii mingu, vähemalt mitte nii pea. Nii siis. Jüri Üdi, kodaniku nimega üks sõna, Juhan Viiding, luule lausus ühtaegu üks sõna nii Elvestile, Arrakule kui iseenesele kokku ja nii kui ka puhul, kui on ilma komata. Jüri Arrak on meil niisugune härrasmees olnud. Tema viimane personaalnäitus oli Kehtnas, Kehtna mõisas, hoones nimega Varjula. Tulin ja puhas usk oli see, et jätta ma saan ja anda. Liblikas läheb, kukub külm, kõik kirmed ühendab jää. Mäletan ööd, mida valgustas hirm. Kui meil ei oleks tegemist arbujaga, lajataksime komasid, ärme puutu, jääb nii. Ja kalliskividest randa kallates andmist vaevade üle. Väsis mu süda ja pää, punased kaeljud kardavad, et pilved võivad neid märgata. Meie ei näegi homset. Öö on tume kui tuhk. 4 tundi veel, 3 ja 2. Siis jälle tahame ärgata. Liblikad lahkuvad silmadest, mällu taganeb uss. Vabameelselt üks sõna, vaimsetest arbujatest mõttekriips ja loetelu Alver Masing Sang, Talvik Raud, Merilaas Kangro Viiding. Viimseks arbujaks nimetatud Jüri Üdi, Juhan Pauli poeg Viiding jättis isademaale üks sõna, isamaale, andeka humanitaarlanna. Me kasutame eesti keeles harva naissoo lõppu. Siin just täpselt kasutame humanitaarlanna, on nii kaunis. Tütre Elo, pseudonüümiga V. Siia olen ma nüüd asetanud ühe Jüri Üdi Juhan Viidingu luuletuse, mis on viisistatud ja ma soovin teile näidata, missugune on Üllar Kruustiku kirjutatud laul. Nii, vaata profiilipilti, see on mu praegune, eelmine. Siia ma paningi sellesama luuletuse profiilipildi juurde mulle teadaolevatel põhjustel ja kommentaari pani leidsin, nii ruttu leidsin. Ma olen tugevam kui viirus. Üllar Kruustik, kelle keskkonna nimi on Muuser, pani oma laulu nendele sõnadele. Ja see kõlab. Ohutust, sest lohutus on vale. Sa nutsid inimese laps ja jõudsid lähemale ja jõudsid kaugemale.
saata on leib su õhtuine. Me teame palju nimesi, ei tea me inimesi. Kõik emal imesi ja laulsid tasakesi. Niisiis on mul pandud teile üks, loodan, et see on see, ju ta on, üks Jüri Üdi, Juhan Viidingu pala veel valmis, sest Tarandite ning Jaagup Kreemi hõimlane Viiding valas oma viimse vere Raplamaasse. Üks sõna, Jüri Üdi klubi, see on telesaatesarja nimi. Paneme ta jutumärkidesse, jutumärgid algavad alt. Ja see on meil viimane. See on, vaatame valmis endale huvitav. Jüri Üdi klubi jutumärkides, koma, mis tema loobumise järel kõrge lennukaarega, lennukaar üks sõna, vestluste sarjana sündis, koma, on tänaste oppide, kuigi opp on telesaate nimi, me ei pane teda jutumärkidesse sel lihtsal põhjusel, et ta on mitmuses, ta on pigem siis liigi nimetus, ta on nagu nähtus, pigem siis kui saate nimi. Oppide eelkäija, jälgige kirjapilti, käija ja eelkäija on üks sõna. Seni väekamaid, väekaimad vestlused jäid salve. Salvel on meil 3 tähendust eesti keeles. Viljasalv, telesaadete salvestamise nii-öelda salv ja lisaks palataliseerituna salv on ta põie määre. Nemad jäid salve. Näitleja, muusik, ajakirjanik Jüri Aarmalt, koma, guru Gunnari pojalt. Kuna oli jutuks meil siin tõsiasi, et Tarandid ja Viidingud on hõimlased, siis Jass, Jaagup Kreem, Tarandite, Kreemide, Viidingute klanni särav poisslaps tegi sellise laulu. Nagu ei olekski Jass. Nii. Me jäime Jüri Aarma juurde, nagu te teksti vaadates
märkate. Ehk siis üks ülivõimas telesaadete juht lisaks näitlemisele, temagi seni väekaimad vestlused jäid salve, oli jutuks Jüri Aarmalt, guru Gunnari pojalt igas mõttes kaasa laulma kutsunud fenomen. Koos Kerli Padariga juhtisid nad saadet Laulge kaasa. Seal viimast korda kohtusimegi. Kaasa laulma kutsunud fenomen sõitis parimas küpsuses pakatades jalgrattaga, üks sõna, rongi ette, peas kõrvaklapid, üks sõna ning kõlama jäi, see on tsitaat, otsene kõne, kõlama jäi, jutumärgid algavad alt, ärge jätke mind üksi, kui oleme joonud šampanjat, jutumärgid kinni. Mis veetleb piknik suvises metsanukas, kui eemale jäi 2 päeva praht. Sul vastu kändu katki läksid sukad, me alges tantsu lõid šampanja vaht. Ja küll sai kevalisel elu rõõme neelatud, nii kirkastust pole miskit keelatud. Ärge jätke mind üksi, kui oleme joonud šampanja. Šampanja on kirgede paradiis patusel maa. Ärge jätke mind üksi, kui oleme joonud šampanja. Ei lahku või minna, kui kokku sai löödud pokaan. Oo jaa. Hea, et hääl on ära, ei kipu kaasa laulma. Kultuurinähtus, üks sõna, Jüri Vlassov, mõttekriips, Kuldse trio, ansambli nimed ilma jutumärkideta. Ainus algusest tänini liige, mõttekriips, nüüd on põimlause, sees istuv kiil 2 mõttekriipsu vahel. Peab Pärnu lahe ääres, Audrurannas, Audrurand, üks sõna, muidu oleks jutuks Mereranna jupike Audru piirkonnas, aga Audruranna on küla nimi. Audrurannas talu ning võtab lisaks Endla teatri, ilma jutumärkideta teatrid, seniori positsioonile vastu väljakutsed, väljakutse üks sõna, telesaadetesse kokku, mis justkui üks sõna peaksid vanameistrile üks sõna üle jõu käima, ent kummatigi. Ääretult elegantne väljend pärineb ekraanil olevalt ulmekurult koostöös kujundaja Peeter Paasmäega, siseringi väljend. Kõike muud kui elegantne on see üsna värske muusikapala, mille me Jüri Vlassovi esituses härrastega IT-kursantidega leidsime. Ja see on selline. Puu. Мне похуй. Pedante prokurör. Mu slips ja miinus prillid. Karm kohtuniku töö. Kus teemaks mitmed millid. Nii tõuske härrased. Siin algab kohtuistung. Mun nime teavad kõik.
võeli head jüripäeva sokk omade jaoks. Ent kummatigi on ulmekuru, üks sõna, Jüri Kallase kaubamärgiline kokku omadussõna, missugune kaubamärgiline väljend. Nahkadest ja neetidest tänaseks Saaremaale taluperemeheks. Peremees, üks sõna, taluperemees, 3 sõna kokku, ikka üks sõna. Taluperemeheks kolinud filoloogiavägilane. Filoloogiavägilane on üks sõna. On olnud pehmelt öeldes palju aastaid rahvusliku ruja rajaja kirjastuses Elmatar ja vabakutselisena üks sõna. Ruja ja ulme mõlemad Aaviku keeleuuendus. Nagu raadiojaamades üks sõna esitatavate muusikapalade, üks sõna, palaliik. Muusikapalade puhul ei tea me, nagu muusikapalade puhul, ei tea me ka kirjanduse puhul, kes on tõlgete ja trükkimise taga. Alva Murutari kirjastus andis välja ka Bornhöhe Pirita kloostri viimsed päevad. See on Viimse reliikvia aluseks olnud raamat, paneme ta ilusti jutumärkide sisse ja mõisad põlevad, saksad surevad sealt Viimse reliikvia filmist. Väga bingo täna, eks. Me kuule seda. Ning Andres Ehini Rummu Jüri mälestused jutumärkide sees. Raamatu nimi ka see, Ehin kirjutas, Murutar toimetas, teine Murutar kirjastas Kehtna mõisast pärit. Ümmargune Eesti maailm. Rummu Jüri mälestused jutumärkides, millest hoolimata ühe teega teatme teosed, üks sõna, nimetavad meie maist, üks sõna, Robin Hoodi endiselt vargaks ja rööbliks. Päriselt. Ta on Vikipeedias pätt. Ei ole. Taevariigi üks sõna, seaduste järgi maapealse üks sõna, külluse ümberjagamist kokku alustas Kehtna toapoiss, et ei oleks Kehtna tuba või siis toale kuuluv poiss, siis on toapoiss. Oma haigele isale lihatükki üks sõna tükiliik eraldades ning vaatamata mõisatallis peksa saamisele. Mõisatall võib olla nii kokku kui lahku, täna peavad seal hobuseid särevid ja peksa saamine võib olla samuti nii kokku kui lahku. Liberaalne peksa saamine. Tegi järgmisena lagedaks Vene kaupmehed, üks sõna. Selle äriidee, üks sõna. Romantiseeritud variant, film peaosas Hannes Kaljujärvega, peaosa, mõistagi kokku peaosa, mitte ühe peatükk, otsmik kukal, suur nina. Peaosas Hannes Kaljujärvega näitab karjuva ebaõigluse üks sõna olemust ning stalinlike küüditamiste eelset tavaohtlikult. Üks sõna, elujõuline üks sõna ja ettevõtlik üks sõna rahvas Siberisse tassida.
Raplamaa Mahtra sõjaväljade. Kui oleks lihtsalt sõjaväljade, siis oleks kindlasti kokku. Kuna on Mahtra sõjaväljade, siis jääb lahku. Mees Eduard Vilde vastab tasu ja Villu võitluste külmal maal lõppemisega seoses samale küsimusele : kuhu küll kõik lilled jäid? Eduard Vilde kirjutatud triloogia Villu võitlused tasu ja külmale maale ainetel on loodud vabaõhuetendus Mahtra sõda Mahtra väljadel. Peeter Volkonski kirjutatud muusika kandis ette Siiri Sisask ja kõige tuntum laul sealt oli siis Mis maa see on, olnud ka meie õnneks laulupeo kavas. Kuhu küll kõik lilled jäid, Bööt Päkäräk kirjutas, Marlene Dietrich kõige võimsamalt esitas. Ja miks me juba legendaarset artisti Jüri Järvetit ei mäleta? See on väike nukker viide sellele, kui kiiresti lähevad tänapäeval inimesed meelest. Kuhu kuningad kadusid, on jutumärkide sees, sest see on nii raamatu kui näidendi pealkiri, on Murutari Sisaski Tätte ühistöö, üks sõna, eestlaste 4 kuninga ja saarlaste Leigeri kuninga nimi hukkumisest, millele maarahvas, üks sõna, vastas Viimse reliikvia põlistatud mantraga. Viimse reliikvia ei ole siin antud juhul filmi nimi, ta on nähtus ilma jutumärkideta. Vastas mantraga : aga ei ole tsitaat, nii et väikese tähega ilma jutumärkideta. Vastas mantraga : mõisad põlevad, saksad surevad, mets ja maa saavad meitele. Jutumärgid kinni. Ikka loodame, et saavad, on ju. Lutsu kevade jutumärkide sees, raamatu nimi on see. Köstrit, Julk-Jüri, mäletame küll, mis kinni ei jää, saab kinni löödud. Eestlased tavatsevad nimetada Julk-Jüriks ka üht pisikest kasvumeest, kes resideerib, redutab ja mitmekordistatud on Kremlis. Sama palve on unikaalse käekirjaga üks sõna, maestro Jüri Arraku maalitud Kalevipoja , suure tõllu ja altarimaalide üks sõna Jeesuse kujutistes. Arraku 80. juubeli 80. punkt, järgarv. Arraku 80. juubeli suur näitus, üks sõna toimus, üllatus, Kehtna mõisas. Siit 100 meetrit mul selja taga. Näe, toob kõik jüridega seonduv Rappelisse ja Kehtelisse, vanad nimetused siin, ning looritab need suurkujud, üks sõna, märterliku, üks ka oreooliga nagu märtri Püha Jüri, Gregoriuse või Georgiuse enesegi legend. Jüri Lumiste, Vanemuise teatri
raudvara, üks sõna, see raudvara. Koma, kino, sidekriips ja muusikamees kokku, ehk siis Jüri Lumiste on kinomees ja muusikamees. Koma, põimlause kiil sai läbi. On 1001 teo seas oma väe andnud Tartu vaim Mart Kivastiku teoste kinematografiseerimisele kinuks tegi. Koma, neist ühe nimi eelvestis šedöövriga analoogselt Taevatrepp jutumärkides sees. Filmi nimi on see Taevatrepp. Koma, teine Vanemuisest ERR arhiivi, sinna vahele Eesti Rahvusringhäälingu arhiivi pistame sidekriipsu. ERR arhiivi salvestatu on muusikaline supersuur teos. Kõik 3 sõna kokku. Marlene jutumärkide sees. Juhin tähelepanu ei Marlenet, ei toonaseid lastesaateid enam ERR-i arhiivist tasuta ei saa. Nipernaadi eest maksad, Uku Aru eest ka. Ning 3. vägitegu, üks sõna, teo, liik. On aastakümneid üks sõna, õrnema soo, südameid soojendanud kaunimate vennaskond. Kaunimate vennaskond ansambli nimi toimib tänini Lunge Lumiste Simmul Kaljujärv ja vahelduvad külgnejad alustasid Indrek Alda näiteks. Kaua mängivad üks sõna, tähelendu üks sõna, Kulno Süvalepa lauludega ja jätkavad laiema Igihalja, Igihaljas üks sõna ja mitte hashiga, iga, Igihalja repertuaariga. Tuletame meelde, sellised on nad. Kõik ootamatud kohtumised elus on nagu kiirelt mööduv kevadpäev. Me nooses vaid unistame õnnest. Õnni sageli meest mööda läheb. Me nooses vaid unistame õnnest. Kui õnni sageli meest mööda läheb. Kaunimad aastad su elus. Aastad su nooruse eas. Armastus. Õnne nii kaunist ja head. Süda on päiksele lahti. Õnnele viivad kõik teed. Armastus kevade noorus. Mis on veel kaunim kui need. Armastus kevade noorus. Mis on veel kaunim kui need. Selle saatel aina võikski tantsida ja kevadet nautida. Nostalgia. Järg on mul alles. Abruka kaksikud Jüri ja Ülo Tuulik püsisid Taarekuu saartel ega laiendanud ennast linna peale laiama. Kindlalt jääb lahku, sest linnapea on meer. Linna peale laiama, koma, nendele ei loodud kirjanike maja külge ega mujale bareljeefe, nagu nende tädipoeg, üks sõna, Juhan Smuulile. Kõik on Eestis kõige ja kõigiga seotud. Juhan Smuul, kaksikvendade Tuulikute tädipoeg. Tänu vaos hoitud üks sõna lennukaarele kokku ei süüdistata kaksikuid ka 7. surmapatus. Surmapatt loomulikult üks sõna. Mõttekriips näiteks, lühendid ilma punktita,
ei süüdistata surmapattudes, näiteks kallite kaasteeliste, üks sõna, represseerimises, mõttekriips. Selle represseerimise pärast raamatu pealkiri Kallid kaasteelised viitab, keda represseeriti. Krossi ja Meri ja Eesti. Ning nende valikuid ei tule posthuumselt õigustada. Pärast surma ma saan oma laeva, Smuul jääb hauas ent sajatuste saatel ringi pöörama, sest pärast surma ta laeva ei vaja. Muusik, filmilooja, ajakirjanik Jüri Lina pääseb repressioonidest tänu suhteliselt leebe tsensuuri ajastule, suhteliselt leebe tsensuur. Inimesed, tsensuur kas on või ei ole, sõnavabadus kas on või ei ole. Kõlab sama paradoksaalselt kui natuke rase, kui lahkab vabamüürlasi, üks sõna, ja illuminaate, militaaroperatsioonina, üks sõna, militaaroperatsioon, toodetud ja levitatud kroonviirust, üks sõna, ja kemokülvi, üks sõna. Jüri Linal on väga võimas oma kanal. Samasuguste üks sõna lahtiste kaartidega kõneleb tegelikkusest eksiilvalitsuse, üks sõna, sõjaminister, üks sõna, süsteemi analüütik, kokku poolitusmärk rea lõpus, Jüri Toomepuu, ülitulemuslik, kokku kaitseminister, üks sõna, Eesti Vabariigi alaline esindaja NATO juures, eelistab olla diplomaatilisem, sest kõva kolmandik elust on loodetavasti veel ees. Pikka iga, härra Toomepuu. Kevad on ees ning jüripäev, üks sõna, väikese tähega, nagu ka jaanipäev, mihklipäev, kõik nimepäevad. Rahvakalendris kokku oli kevadiste põllutööde üks sõna, alguse ja karjalaskmise kokku päev, taluteenijate üks sõna, sulgudes suviliste ja rentnike koha vahetamise päev. Koha vahetamine pigem lahku, võib olla ka kokku kirjutatud. Vanasti palgati jüripäeval ikka kokku, ikka väikese tähega tallu abilisi, kes jäid sinna kuni mihklipäevani, üks sõna väikese tähega või kauemaks. Jätkugu Pootsmanil ja Butšakovil 100 jüripäevaks, üks sõna, rammu. Aga maripäev, üks sõna väikese tähega, maripäev ja Jüri Ratas, palume sookvootide üks sõna raamistikus, juhatust, kuidas saab säile nõtke, üks sõna, aastaring, üks sõna, aina meestepäevadest kokku koosneda, mõttekriips, usi, paastu ja rukkimaarja ning maretapäev, üks sõna, ei tasakaalusta, üks sõna, ju annaalset, 2 n-i, see tähendab aasta, ei ole 1 n-iga. Annaalset
alfaisaste üks sõna paraadi. Ära läinud häälega viskan siin nalja Jüri Ratase üle. Tegelikult tänane tund ja tänane õppematerjal lõpeb mõnevõrra nukralt. Niisiis Olav Ehala on kirjutanud Jüri Jüdi Juhan Viidingu sõnadele muusikalis Buratino Papa Carlo laulu. Ma pühendan selle laulu täna üldse mitte vanale mehele, äsja lahkunud sõber Erik Ruusile, rahvale kõige tuttavam ehk filmist Tulivesi. Tal on täna sünnipäev, kuna ta eile lahkus, siis sai sellest sünniaastapäev. Aga meie elame edasi. Seda me kõik ei aiva, mis on vanal meelsil. Enne surma, kui saab õnnistust, ta veider elu viib. Kuigi maanitud on mulle, annab sooja tuli ja tean mu elutöö nüüd jätkab poole mu järel tulija. Kustutada igavese tõsi elu tuld. Olen vana mees ja sellepärast lihtne on mu jutt. Varsti lõpetamas olen oma elu rännakut. Ära pahanna või laulab liial juhke õpetlik. Kuula ära, sest me elu selles ilmas pole pikk. Parimat võimalikku kevadet, kallid Jürid, Marid ja meie teised ka.